Kuulge, mis te arvate, kui ma ütleksin, et üks Euroopa kõige salapärasemaid iidseid kultuure, mida me tegelikult teadsime peamiselt ainult nende keraamika järgi, hoidis endas geneetilist saladust, mis on võimeline ümber kirjutama terved peatükid meie ajaloost, see ongi lugu kelpeekrite kultuurist, rühmast, mida kunagi peeti lihtsalt mingiks kultuuriliseks moovevooluks, aga mis nüüd on sattunud täiesti pöörase teadusliku avastuse keskmesena. Okei, lähme nüüd asjatuumani. Aastakümneid on arheoloogid pead murdnud ühe ja sama küsimuse üle. Kuidas need iseloomulikud kellukakujulised potid üle Euroopa levisid? Kas see oli lihtsalt trend? Nagu uus lahe idee, mille kohalikud kogukonnad lihtsalt üle võtsid? Või oli tegu millegi palju suuremaga, päris inimeste rändega, kus uued grupid kandsid oma kultuuri ja geenid endaga kaasa ning muutsid Euroopat igaveseks? Nii et põhimõtteliselt oli laual kaks täiesti erinevat lugu. Vanakuulkonna teooria oli, et tegu oli kultuurilise diffuusioniga. Keraamika levis nagu mood, üks küla nägi teiselt ja hakkas järgi tegema. Lihtne. Aga tänu iidse DNA analüüsile on esile kerkinud palju radikaalsem idee, massiline ränne, tõeline geneetiline jõud, mis muutis tervet kontinenti. Kujutage nüüd ette seda aega umbes 2800 aastat enne Kristust. Euroopa oli killustunud paik täis erinevaid neoliitikumi põlluharjate kogukondi, igaühel oma kombed ja traditsioonid, ja siis peaaegu et üleöö ilmub tohutut aladel välja täiesti uus ja üllatavalt standardiseeritud keraamikastiil. Need peened kaunistatud kellukakujulised jooginõud hakkavad lihtsalt ilmuma kõikjale alates Hispaaniast kuni Poolani välja. Aga see ongi asja konks. Tegu polnud ainult potidega. Ei, see oli terve komplekt, terve pakett, kui nii võib öelda. Lisaks iseomulikule jooginõudele ilmusid ka esimesed vasespistodad, spetsiifiline vibulaskmise varustus ja mis eriti oluline, täiesti uus matmisviis, kus inimesi sängitati üksikhaudadesse. See kõik viitas palju sügavamale muutusele kui lihtsalt uus potistiil. Nii siis, kuidas see aastakümneid kestnud mõistatus lõpuks lahendati? No vastus peitub tehnoloogias, mis on meie arusaama muinasajast täielikult revolutsioneerinud. Iidse DNA analüüs. Just see oli see võti, mis avas lõpuks ukse ja lasi meil näha, mis tegelikult toimus. Ja me ei räägi siin mingist väikesest katsetusest. Üks murranguline uuring, mis avaldatis 2018. aastal, analüüsis rohkem kui 400 iidse inimese genoomi üle kogu Euroopa. See on meeletu andmehulk ja see andis lõpuks vastused, mis ausalt öeldes vapustasid kogu teadusmaailma. Okei, võtame nüüd üle piirkonna luubi alla ja see on Suurbritannia, sest see, mis seal juhtus, oli lihtsalt pöörane. Enne keltpeekrite saabumist elasid seal neoliitikumi põlluharjate järeltulijad, teate küll, Stonehenge ehitajate rahvas. Ja siis juhtus midagi täiesti drastilist. Mõnesaja aasta jooksul pärast keltpeekrite kultuuri saabumist asendati lausa 90% kohalikust geenivaramust. Mõelge sellele hetkeks. See ei olnud kultuuriline muutus, see oli peaaegu täielik rahvastiku vahetus. Stonehenge ehitajate geneetiline pärand pühiti sisuliselt minema. See graafik siin näitab seda šokeerivat muutust ideaalselt. Vaadake vasakpoolset tulpa enne keltpeekreid. Stepi päritolu oli praktiliselt olematu. Ja nüüd vaadake parempoolset tulpa pärast nende saabumist, plahvatus. Stepi DNA osakaal on hüppanud ligi 90%-ni. See on nagu öö ja päev. Briti saarte geneetiline lugu kirjutati põhimõtteliselt nullist ümber. Selge. Toimus rahvastiku vahetus, aga see tekitab kohe järgmise, veelgi suurema küsimuse, kes need uued tulijad olid? Ja mis kõige tähtsam, kust nad tulid? Kust pärineb see võimas geneetiline signaal? Ja jäljed viivad meid stepi, täpsemalt jamna kultuuri juurde. Need ei olnud mingid paigalisistujad, need olid karjakasvatajatest nomaadid tohutult rohumaadelt, mis ulatuvad tänapäeva Ukrainast ja Lõuna-Venemaalt Kesk-Aasiani. Nad olid osavad ratsanikud, nad kasutasid vankreid ja nende mobiilsus oli nende suurim jõud. Ja see ajatelg näitabki nende liikumist, see nagu dominoefekt. Kõik algab umbes 3000 eekar stepis. Mõnisada aastat hiljem hops on nende geneetiline pärand juba Kesk-Euroopas. Ja sealt edasi umbes 2400 eekar kannavad kelpeekrite inimesed sellest sama stepi DNA otse Briti saartele. Jälg on täiesti selge. Ja nüüd läheb asi eriti huvitavaks. See ränne ei muutnud ainult geneetikat, see võis muuta ka keelt. Üks juhtivaid teooriaid, stepi hüpotees, veidab, et just jamna kultuurialadelt on pärit Indo-Euroopa keeled.
Mõelge korraks inglise, saksa, vene, hispaania keele peale. Nende kõigi juured võivadki just sealt pärineda. Ja keltpeekrite inimesed võisid olla just need, kes need keeled Lääne-Euroopasse tõid. Aga, ja siin on suur aga, see lugu ei olnud igal pool Euroopas täpselt samasugune. See keltpeekrite rändajate ja kohalike neoliitikumi elanike kohtumine, sellel olid väga erinevad tulemused. See oli tõepoolest kahe maailma kokkupõrje ja see mängiti erinevates piirkondades välja täiesti erinevalt. See kontrast on siin lausa karjuv. Suurbritannias näeme massilist rännet ja peaaegu täielikku rahvastiku asendamist, aga Iberia poolsaarel, kust varasem keltpeekrite keraamika üldse pärineb, oli pilt hoopis teine. Seal toimus pigem kultuuri omaksvõtte ja segunemine. Geneetiline mõju oli palju piiratum. Ja see ongi selle loo üks olulisemaid õppetunde, eriti Iberia näitel. Mõnikord saabuski ainult pott, aga mitte inimesed. See näitab, et keltpeekrite fenomeen oli keeruline segu nii massilisest rändest kui ka lihtsalt ideede ja kultuuri levikust ilma suurte rahvaste liikumiseta. Ja veel üks tähtis asi, et pilt oleks selge. Need keltpeekrite inimesed ise ei olnud mingid puhtad jamna järeltulijad. Ei, nad olid juba ise geneetiline segu, uus hübriidrahvastik, mis tekkis stepist pärit rändajate ja kohaliku Euroopa põlluharjate ning küttide korilaste segunemisel teel läände. Okei, see kõik on põnev minevik, aga kuidas see meid tänapäeval mõjutab? See eelajalooline revolutsioon jättis endast maha püsiva pärandi, mis kujundas Euroopa kultuuri, tehnoloogiat ja isegi bioloogiat viisil, mida me alles nüüd hakkame täielikult mõistma. Nende pärand on mitmetahuline, tõesti. Nad levitasid metallurgiaoskusi, mis panid aluse bronsiajale. Nad tõid kaasa individualistlikumad matmiskombed. Geneetiliselt jätsid nad endast maha pärandi, mida on näha siiani, eriti Lääne-Euroopas domineeriv Y-kromosoomi liin R1b. Ja väga tõenäoliselt aitasid nad levitada Indo-Euroopa keeli. Ühes sõnaga nad kujundasid ümber terve Euroopa geneetilise kaardi. Nii et kokkuvõttes see ongi see kõige tähtsam mõte. Iidne DNA ei lisanud lihtsalt uusi põnevaid detaile meie arusaamale muinasajast. Ei, see kirjutas terve loo täielikult ümber. See, mida me pidasime looks keraamikastiilidest, osutus üheks Euroopa suurimaks demograafiliseks murranguks läbi aegade. Ja see jätabki meid ühe viimase mõttega õhku. Kui selline tohutu lugu oli peidus meie esivanemate luudest tuhandeid aastaid, ootates õiget tehnoloogiat, siis see paneb ju mõtlema, milliseid teisi ajaloo saladusi ja üllatavaid pöördeid on veel meie geneetilises koodis avastamist ootamas. Ma arvan, et tulevik hoiab kindlasti veel palju üllatusi.